Jätkame liikumise teemal ja sinna juurde ka veidi heategevusest. Tere õhtust, Karina Kesvatera. Tere, tere. Sina oled jalgpallur ja meil on sinuga põhjust rääkida ühest väga toredast heategevusettevõtmisest, mis on otseselt seotud jalgpalliga. Täpselt nii ta on. Ja see toimub septembrikuus. Roosa jalgpall. Jah, 5. septembril Tartu Tamme staadioni peaväljakul. Et tegu on siis, nagu te mainisite, heategevusüritusega, et koostöös Eesti Vähiliiduga. Et esimest korda toimus eelmisel aastal ja kuna see oli nii edukas, siis mõtlesime, et miks mitte see uuel aastal uue hooga. Sina oled selle sündmuse peakorraldaja. Eelmine aasta algatasid selle ja viisid ka läbi? Eelmine aasta olin, korraldasin selle peakorraldajana, kuid see aasta, kuna Tammeka naiskonnale meeldis see nii väga, siis nad ütlesid, et me tahame kõik kampa lüüa, siis see aasta meil on veel suurem kollektiiv ja ma loodan, et seda võimsam tuleb see üritus. Ja eesmärk on teavitada avalikkust, kuid et rinnavähi ennetamise osas, kuid samas ma arvan, et eelmine aasta oli näiteks see väga hea kogemus meile terve naiskonnale, sest näiteks Tartu Ülikooli radioloog Sulev Ulp tegi kogu naiskonnale loengu nädal aega enne üritust, et kuna meil on hästi palju noori ja üldjuhul ikkagi valitakse välja ju kindel grupp vanemaid naisi, keda kontrollitakse, et ega noored sellest ei tea, et kas nad on ohus või kuidas või mis. Ja ma arvan, see oli kõigile väga huvitav kogemus. Ja siis Tammeka staadionil või Tartu staadionil toimus teil võistlus siis Tallinna ja Tartu vahel tookord, eelmisel aastal? Jah, Tallinna Kalev ja Tartu Tammeka, et tol korral jäi Tammeka siis 5-1 peale. Oli ühepoolne mäng enam vähem, kuid see aasta on siis vastane ei ole veel teada. See sõltubki homsest mängust, et kas siis Levadia. Tegelikult ma loodan, et see on Levadia, siis ma saan ise ka mängida. Sest eelmisel aastal olid sa Tammekas, nüüd Levadias. Jah, aga ega ma eelmine aasta ka ei saanud mängida, et õnnetult läks, et ma murdsin jalaluu, et ma olin pealtvaatajana. Et siis et jooksin seal ringi ja korraldasin ja tegelikult südatikkus verd tahtsin nii mängida. Kuid ma loodan, et see aasta siis äkki saan, kuigi teise võistkonna eest, kuid siiski. Või kui on Flora vastaseks, siis ma arvan ikkagi, et nii ühepoolne mäng see ei tule, et tuleb ikka tõsine lahing, et need on top 4 Eesti naiste liigas. Et Tartu Tammeka, siis Flora, Levadia ja Pärnu. Ja Pärnu on meil siis see liider. Ja homne mäng selgitab välja? Jah, siis et Pärnu, praeguses liigatabelis Pärnu on ikka see liider meil ja Levadia ja Flora siis kõigub kas esimene, teine ja siis sõltub, kes jääb kolmandaks, siis 3., 4. koht mängib oma vahel. No nii või teisiti, kas sa seal palliplatsile saad või mitte, et korraldusega oled seotud ikkagi ja toetad seda? Ja korraldusega. Kus selline idee tuli see Roosa jalgpallimatš korraldada? No tegelikult tuli sellest, et ma õppisin USA-s ja seal on see breast cancer awareness on hästi populaarne. No toome näiteks, mul oli sõbranna, kes lihtsalt ajas pea kiilakaks ja 3 teise sõbrannaga ja käisid mööda pubisid ja ütlesid, võt sellel eesmärgil me ajasime juuksed maha ja nad kogusid $7,000. Ja meil oli ka see Roosa liikumine koolis ja meie enda tiimis, ma mängisin jalgpalli USA-s ja seal oli veel nii, et näiteks me mängisime enda kooli hokipoiste vastu, mis oli ülinaljakas, sest hokipoisid nagu ikka liiguvad kõik koos ja siis suure platsi peal olid nagu mesilaspesa liikusid niimoodi ringi. Ja mängisime nende vastu ja siis rahvas tuli naeris ja annetas raha. Ja siis ma mõtlesin, et miks mitte Eestis midagi sellist teha. Ja korraldasime ja oli väga edukas, me tegime isegi Eesti publiku rekordi naiste jalgpallis. 252 inimest, ei ole küll suur, kuid võrreldes kui tavaliselt käib mingi 50 inimest, vähem, rohkem, nii +-10, siis see oli ikka korralik number. Ja see aasta ootab see rekord ilmselt siis ületamist, ma loodan ja eeldan. Ma väga loodan, kindlasti. Tõesti, kui see toimub juba teist korda ja mis seal platsil, seal ei ole ju ainult jalgpallimäng? Ei ole, praegu muidugi me veel tegeleme kõige selle korraldamisega, kui näiteks eelmine aasta juba enne avavilet oli esines Forest Camp. Seal mängivad 2 venda, kes kunagi üks praegu mängib veel Tammekas ja üks on endine Tammeka mängija. Ja siis oli isegi mammograafia buss, kus said käia uudistamas, et mis seal sees ikka on, et olid hästi tore tädi, kes jutustas, et mille jaoks kõik need masinad seal on. Ja siis oli poolajal olid veel loositi auhindu, Avon näiteks pani välja mõned kinkekotid, oli tantsugrupp, siis igas vanuses inimesel oli midagi. Ja isegi vanaemad käisid vaatamas, kes ei ole kunagi jalgpalliga üldse midagi seotud olnud ega vaadanudki ja isegi ühe mängija vanaema tuli, võitis auhinna, oli nii rahul. Ja sellel aastal on täpselt samamoodi see meelelahutuslik programm on seal ju ka olemas. Kindlasti on midagi teistsugust, et ei tee ikka nagu sama, mis me eelmisel aastal tegime.
me töötame selle kallal veel, kuid ma usun, et tuleb ikkagi vahva üritus. Kuivõrd on teil õnnestunud sellest laiemalt rääkida ja kui suur huvi sellise sündmuse vastu üldse on? Kuna eelmisel aastal korraldasime esimest korda, alguses kuidagi see venis ja lõpus viimane nädal, et üks tahab kirjutada meist ja Postimees tahab meist kirjutada, et siis hakkas see nagu nii-öelda veerema ja lõppude lõpuks ikkagi leidis päris suur kajastust. Ja isegi terviseajalehed kirjutasid meist, et eks me saatsime, et kas te kirjutaksite meist natukene ja muide mitu kuud hiljem pärast üritust lihtsalt lehitsesin ajalehte, vaatasin, ongi roosast jalgpallist kirjutatud, et meeldib ikkagi, et inimesed tahtsid kirjutada ja aitasid meid. Et see on omamoodi, kas ta nüüd kaubamärk on, aga selline sümbol, millest võiks rohkem rääkida ja mis võiks saada teadvustatud. Jah, kindlasti. Eelkõige eesmärk siis selle rinnavähis ennetamisega seotud kampaania, jah? Kampaania ja siis samal ajal me kogusime ka raha Eesti Vähiliidule, et ei ole väga suur summa, aga siiski, nagu öeldi meile, et tilkadest saab meri. Ja kuna Eesti Vähiliit tegelikult töötabki nii-öelda annetuste pealt ja projektide pealt, siis ikkagi oli hea meel kaasa aidata. Aga aitäh sellise sündmuse ellukutsumise eest ja loomulikult jõudu kõikidele, kes selle aastase sündmusega siis seotud on ja loodame, et sellest saab pikk traditsioon. Ma väga loodan, aitäh! Ja loomulikult edu homses jalgpallimängus. Tarvis. Me jätkame nüüd aga Tallinna trammide teemal. Vaatame, mis saab Tallinna trammidest lähiajal ja millised on need suured rekonstrueerimistööd, mis praegu veel käivad.